Me juba rääkisime sellest, kuidas on võimalik diagrammi üldist taustavärvi ja legendi täitevärvi muuta. Ja nüüd vaatame natuke lähemalt, kuidas on võimalik siis ka sama teha diagrammi tulpade, lintide, joonte, sektorite ja mis tahes nii-öelda diagrammi osade, sõltuvalt sellest, mis diagrammi tüüp teil on. Antud juhul on mul tegemist tulpdiagrammiga, see tähendab seda, et andmeid kuvatakse tulpades. Ja nüüd, kui ma soovin mõne tulba värvi muuta, näiteks praegu on meil ju kasutuses siin sinine, oranž, kollane ja roheline. Aga kui mul on siiski soov, et see teine kvartali müük ei oleks mitte oranž, vaid oleks punane, siis selleks on kaks võimalust. Esiteks juba eelnevas videos mainitud, iga diagrammi objekti peal, et seda vormindada, võib teha topeltklõpsu. Ehk siis, kui ma teen selle andmeseeria peal, mis hetkel on oranži värvi topeltklõpsu, avatakse selle andmejada vormindamise aken. Teine võimalus on see, et te teete soovitud andmejada tulba peale parema hiireklõpsu ja valite vorminda. Sama aken tuleb. Ja nüüd avanevas aknas saate valida siis täite. Kui ma soovin, et see täide oleks punane, valin siit punane värv, diagramm 11 ja klõpsan sobib. Ja näete, et see andmeseeria on punane. Juhul, kui te mõne andmeseeria peal klõpsate 2 korda, vaadake esimene kord, valitakse välja kogu andmeseeria ja iga andmeseeria osa tulba peale ilmub siuke punktike. Kui te nüüd aeglaselt teise klõpsu veel teete selle tulba peal, siis on näha, et valitakse välja üks ainumas tulp. Ja nüüd, kui ma teen parema hiireklõpsu ja valin vorminda, siis siin on nüüd vorminda andmepunkti. Ehk siis ma võin ka ühe ainsa tulba näiteks siniseks teha. Legendis jääb küll näha üldine andmeseeria värv, aga see üksik on siis värvi muutnud. Nüüd juhul, kui mul näiteks tegemist oleks sektordiagrammiga, muudan diagrammi tüüpi. Näiteks selline sektordiagramm. Siis täpselt samamoodi klõpsan topeltklõpsuga soovitud sektori peale ja avatud aknas saan siis valida mingisugust värvi, näiteks tahan punast. Sobib. Ja see konkreetne jupp siis muudetakse. Kui te tahate muuta lõiku, siis vaadake, et kindlasti see lõik oleks üksikult märgitud. Te võite peale seda teha topeltklõpsu ja valida mingi värvi. Aga te võite ka teha niimoodi, et te teete siis parema hiireklõpsu ja valite vorminda andmepunkti. Mõlemal juhul on siis see nii-öelda okei. Ja seejärel siis sobib ja vastavalt siis see värv on muudetud.